ütles, et minu isa võib-olla andis mulle sellised suunised. Ehk siis nagu varjatakse seda ja samamoodi on näiteks Põltsamaa elugrupis, ma ei saa üldse kommenteerida, seal on mingisugused varikontod, kes panevad ainult toetavaid postitusi ja kui ma tahaks neid kommenteerida, siis minu omal lähevad kommentaarid kõik lähevad ootele ja administraator ei lase neid läbi. Ja ma küsisin talt, helistasin talle, mis on, siis nagu ta ütleb, et vaatame, et kas oleks Põltsamaaga seos, et ei oleks libakonto, kas on sõpru ühiseid grupis. Ma ütlesin, mul on 37 sõpra grupis, mul on pere Põltsamaa vallas, on sõbrad siin, ma tegelen siin, nagu argumenteeritud nagu viited, ma panen oma esitluse ju viitesse, ma argumenteerin nagu paremini. Et no kuskilt tuleb see piir tõmmata. Ma võib-olla täiendasin siin palju vastust enne, et miks seda nagu varem ei ole nii palju tähele pandud, on see, et aastakümneid ju maismaa tuulikud olid suurusjärgus 60, 70, 80 meetrit kõrged, alla 100 meetrit. Ja see probleem hakkas tegelikult siiski tekkima siis, kui tuulikud kasvasid kõrgemaks ja tiiviku läbimu läks suuremaks. See tiivik, mida suuremaks ta läheb, seda rohkem suuremaks läheb ka tema mass. Tootsi tuugeni tiivik kaalub suurusjärgus 100 tonni. Et kui see 100 tonni nüüd seal pöörleb, seal on need puullaagrid, rull-laagrid, mis seal on, need ju tahavad kuluda, eks ole. Ja suured rasked tiivikud, näiteks mõtleme sellised pakivad, et neid ei jäeta pikaks ajaks täiesti seisma. Et tiksuvad üliaeglasel kiirusel, eks ole, pööratakse neid ringi, et laagrid ei saaks kannatada. Aga see on nüüd kõrvaline fakt. Mida suuremaks läheb see tiivik, seda suuremaks muutub tema pindala, seda suurem on siis jõud, mass korda kiirus, millega ta siis helilainet tekitab. Ja väga suurtel tiivikutel, mida nüüd maismaale pannakse, kunstlikult piiratakse pöörlemiskiirust, et mehaanilisi ülekandeid mitte kahjustada. See tähendab seda, et kui olid väiksemad tuulikud, et tiivikud pöörlesid kiiremini. Sealt tuulikust tuleb tegelikult terve kokteil helilaineid. Madalsageduslikke, kesksageduslikke, kõrgemaid sagedusi, aga nüüd mida aeglasemalt see tiivik ringi käib, seda suurem on nende madalate sageduste osakaal ja mida suurem on selle tiiviku läbimu, et siis seda jõulisemad on ka need infrahelilained. Ma võib-olla lisaks kohe juurde, et see ülekanne, millest Urmas rääkis praegu, on tehtud uuringud, mis ütlevad, et kui tiiviku eluiga reklaamitakse 20–25 aastat, siis selle ülekande eluiga on valdavalt alla 7 aasta ja toodi ka välja. See on jälle modelleeritud tulemus, et modelleeringu puhul öeldi, et kui jätate õli panemata, siis on paar minutit. Et siis saate paarikümne tonnise asja üle veel vahetada. Labade kohta täpselt nii palju, et labade eluiga on valdavalt alla 10 aasta, ehk siis tuuliku eluiga jooksul vahetatakse välja 3 korda labasid. Või no läheb 2 korda vahetatakse välja, esimesed need nagu kaaskorda. Ja igast tuulikust tuleb seal 60 kilo seda epoksüüd puru. Aastas. See on 35 tonni laba, siis saad 60 kilo ei ole nagu palju. Aitäh, et küsisin spetsialisti käest. Suhtlesin eile Terviseametiga, et kui palju on esitatud kaebusi väidetavalt seoses infraheliga. Oli juba teada, sain sinu käest need andmed, et selles saates on siis 14 kaebust. Lisaks öeldi, et ka siis Aderi osas on 1 kaebus tulnud. Siis oli Kurtse tuulepargis oli 1 kaebus, mida ei menetleta, kuna seal kaebuse esitaja on tööstusmaal ja sinna normid ei laiene. Ja 1 oli tulnud siis ka Tootsit siit ja kuna seal ei märgitud ära infraheli, siis mindi mõõtma Katlamäe heli müra. Ja ma küsin, et kui kaua siis see, kuna võtleme seal saarte osas on algatatud siis riiklik järelevalvemenetlus, küsisin, kaua see aega võtab. Ta ütles, et aasta kuni isegi rohkem. Et ma ütlen, aga inimesed surevad selle aega ära ja nii edasi.
ei, aga meil on olemas normid, mida siis nagu ütleme kasutame ja meil on tellitud üks ettevõtja, kes hakkab seda infraheli mõõtma. Minu küsimus seisneb, kas Eestil on üldse võimekus praegu olemas sellised akrediteeritud mõõtjad ja taadeldud aparaadid, kelle mõõtmistulemused usaldusväärsed, sest seal on vaja ju ka arvestada ka ütleme seda, kus suunas seda mõõdetakse, väga sõltuvalt tuule suunast ja nii edasi. Ma arvan, et ma suutsin kõik ära küsida üldjoontes. Esimene vastus oleks see, et kui palju kaebusi tuleb, seda ma ei tea, sest selle ala spetsialist ma kindlasti ma ei taha ennast üldse spetsialistiks nimetada. Teine vastus, kas Eestil on olemas selline seade, minu teada mitte. Kolmas vastus, lisan juurde kohe, et Austraalias viidi läbi Bridgewateris uuring, see on mina kursis olen, kus mõõdeti infraheli tugevust 85, 185 ja 360 meetri kaugusel, tulemused vastavalt 72 detsibelli, 66 detsibelli ja 60 detsibelli, võib-olla panen 1-2 detsibelliga mööda, aga ühesõnaga selge on see, et vahemaa kahekordistamisel detsibellide arv kukub 6 võrra. Ehk siis, kui oleks 700 meetri pealt mõõdetud, oleks vastuseks olnud mingi 56-55 detsibelli midagi sinna kanti. 1,5 kilomeetri pealt oleks siis 50 kanti jõudnud ja nii edasi. Aga seal oli tegemist väikeste tuulikutega. Et seal oli mingi 50 meetris labaga või 60 meetris labaga tuulik. Meil pannakse siis püsti 100 meetrise pluss, 164 vist oli see, mis Põltsamaale tahetakse panna. Ja need tekitavad algselt müra mitte 70 detsibelli, vaid 100 detsibelli. Ja sellisest tuulikust, jällegi minu hinnangul ainult, kindlasti infraheli levib vähemalt 15 kilomeetri kaugusel. Seda töötab 100 detsibelli infraheli tõustab tuulik. Jah. Suuremad on rohkem. Jah. See on 35 tonnine laba, mis läheb sul tibukiirust poole 500 kilomeetrit tunnis. No ma ei saa seda ise mõõta. See ei saa tehnikat on ju olemas. Ei ole. Asi on selles, et nagu ma ütlesin, TPA tehnika ei mõõda seda. Ma tean väga hästi. Ja 1/3. Seda, et sina ei tea, see pole näitaja. No ainult, kes seda praegu minu teda mõõdavad, on Iaro ja ma ei ole Iaro liige. Ja 1/3 oktaavi kehtrisagedusega sa ka ei saa korralikult detsibelli kätte, sellepärast, et tuuliku signaal on ülimalt spetsiifiline. See just, kui hakatakse tuulikut võrdlema autoga, on täiesti absurd. Sest tuuliku signaal on ülimalt spetsiifiline, väga väikeses hertsi vahemikus ja hormooniliselt. See on väga spetsiifiline signaal. Kuidas teadus harmoonika ja infraheli kohta mingisugused seoseta välja toob? Oled sa kursis selle seda? Räägi rahvale. Mida te mõtlete harmoonika? Tähendab seda sama impulssi ja infraheli suhet. Räägi teaduslikust kirjeldusest. Räägi rahvale, kui sa nii täpselt kõike tead. Inimesed väga tahaksid teada. No ma esiteks seletaks siis ära, mis asi on harmooniline jada. Harmooniline jada on see, kui me võtame sageduse ja siis hakkame seda sagedust korrutama integraaliga ehk siis täisarvuga. Kui meil on näiteks esimene baassagedus on 1 hertz, siis selle esimene harmoonia on 2 hertsi, teine harmoonia 3 hertsi, 4 ja nii edasi. Saad aru, iga hertz järgmine. See energia salestub väga täpselt. Ma räägingi, et see ongi väga spetsiifiline näide. Miks see tuulikuga seotud? See tuulik tekitab just sellist harmoonilist heli ja kogu tuuliku poolt löödud mehaaniline energia, mis tuleb, helilaine on tegelikult mehaanilise energia liikumislaine läbi meediumi. Ja see kogu energia salvestub nendesse väga väikestesse, väga kitsastesse sagedusvahemikesse ja seetõttu nende sagedusvahemike amplituud ehk siis laine kõrgus on väga suur ja tugev ja sellest tulenebki see, et miks on tegelikult 100 detsibelli ja rohkemgi täiesti mõõdetav. Seega on vahel, seda töötab, kui näiteks tuulik töötab, ja siis käib aga tippu üles 100 detsibelli, siis kui laba ei lähe tornist mööda, siis on praktiliselt 0, kui ta tuleb uuesti, siis on jälle 100 detsibelli. See saame suur loogikast niimoodi aru. No see helilaine tekib siis, kui lava käib postist mööda. No seda ma räägin, siis tuleb ta käib perioodiliselt postist mööda, ta ei käib kogu aeg. Ta on harmooniline ja perioodiline. Tuleb seal samas sõtad kätte ja mõõdad sealt 100 detsibelli infraheli. Kus kohas täpselt? Posti kõrval, kui ta mööda käib.
100 detsibelli infraheli sellest hetkest, kui ta läheb postist mööda. Kui sa mõõdad õige seadme. Ei. Ma räägin õigetest seadmetest mõõtmisest. Sina väidad, et on 100 detsibelli. Jah. Selge. Ja miks ma ütlen, et õige seadme on tähtis, see ongi sellepärast, et kui me räägime oktaavist, siis oktaavil on hertside vahemikud. Ehk siis sageduse vahemik on oktav. Ja kui me mõõdame sellise seadme... Kuni 20 hertsini mõõda räägime meile infrahelist, eksib? Jaa, see on 0,2. Aga see ei ole ainult oktav. Ei, me räägime infrahelist. Sa räägid infrahelist. Jaa, aga las ma vastan. Ei, sama nagu mõõtmine. Punasega on see, mis kui ma ainult PBA tõtta, siin on siis sagedused ja halliga siis lineaarne, mis nagu tegelikult on. Just nimelt. Ja kui meil on selline seade, mis ei suuda eristada siin selle ja näiteks selle vahemiku sees, ta võtab kõik ühe. Ta saab selle maksimaalse signaali kõrguse, ta saab madalama. Ja seetõttu ta ütlebki teile detsibelli vähem. Kui meil on kõrge sageduslik masin, mis suudab võtta 1/36 oktaavi, siis see suudab sul kõik need postid välja joonistada. Ja sellepärast ta tahtigi vastata, et väga kõrge sagedusliku masinõppe mõõtmiseks. Aga löögi tugevus sõltub amplituudist. 20-30 tuhat on see umbes, mis see maksmaks minna. No nii. Et osta mikrobaromeetrid ja selline mõõdised teha. Lubad. Ma püüan igas sündmuses näha positiivselt ka. Ja ma julgen küsida, kas juhuslikult on siin keegi planeerija, projekteerija või arendaja? Tõstke käsi julgelt. Sina oled, jah? See juba tundus sinu lähenemisruumis. Okei, selge. Aga mina võtaks nüüd kokku sedasi. Mina tahan ikkagi, ma olen utopist võib-olla, aga kui mingil võluväel saaks kõik arendajad, kõik planeerijad ja need hulluks läinud vallavanemad kokku võtta, aga siia saali nad vist ära ei mahu, ja siis tänased suurepärased ettekanded uuesti teha, äkki siis midagi muutub, äkki siis jõuab midagi neile kõrvade vahele, kas 10-st ükski äkki tuleb mõistusele. Kas see on väga rumal mõelda või? Ei ole rumal mõelda. Mina volikogu aseesimehena ütleks niimoodi, et kui inimesed otsivad ülesse oma valdades, oma linnades, oma volinikud, oma saadikud, et teeksid neile selle asja selgeks. Niimoodi mustvalgel väga lihtsalt. Siin ei ole vaja sügavuti füüsikasse minna. Ja need inimesed on südametunnistusega volinikud oma vallas või linnas. Siis nad ei tõsta kätt selle arenduse või detailplaneeringu või eriplaneeringu poolt. Ja meil on üks hea näide ju Raasiku vallas, kus arendajad kaebasid kohtusse ja esimene astme kohus andis õiguse, nagu te teate, volikogule. Need positiivsed näiteid on ka. Ma tahaks kõigepealt... No okei, mul tegelikult küsimust ei olnudki. Ma olen väga tänud selle peale, kui härra siin küsimusi ja raskid küsimusi ja selles mõttes ikkagi õigustatud küsimusi. See näitab, et inimene tõepoolest tahab ennast kurssi viia ja ta kontrollib, kas mina räägin tõtt. Ja nagu ma loodan, et see, mis ma vastasin, oli sobiv, et on vaja seadet, mis suudab väga kitsas vahemikus neid mõõta, sest nagu siin joonistel väga hästi näha on, nende amplituud ei ole sama ja sellest, kui meil on seade, mis ei suuda igat posti eraldi välja mõõta, siis me saame sinna keskmise amplituudi ja see on vale. Sest selle löögi tugevalt, mille inimene saab. See on tänasest teha selles suhtes kursus, kui see masinate asja, mis asi töötab, siis on tead ka, saab ka teada. Nii, palun, järgmine küsimus. Ja, aitäh. Mul ei ole küsimusi, ma tulen väike tähelepanekud. Sunly AS, kes hakkab siin arendama. Kes on Sunly? Ainuomand kuulub Suurbritannia, Prantsusmaa, Norra inimestele. Olev, kas sa tahad, et need inimesed tuleksid siia? Ei tule nad siia. Selleks on nendel käputäis inimesi, kes siin jooksevad. No kas või nende volinikud siis tulgu siia? Teine tähelepanek kinnisvara teemalt. Me teame, et notar on teinud ka juba sissekande maja müügi koha pealt, et võib kahjustada tervist. Et on naise esimesed märgid olemas. Ja kui see tuulikute teema veel edasi läheb, kes tuleb Kliimaministeeriumi ette? Mina lähen. Mina olen ka nõus tulema. Kes tuleb veel? No me ei jää sinna tunniks ega 2, me jääme sinna kas või päevadeks. Telkidega. Ja magamiskottidega.
vaatame, kas on küsimusi saalist. Jaa, palun. Üks efekt on see, et on kumulatiivne. Ütleme, jämedalt võtad, et tuleb tilk vastu pead teile. Tilgutatakse, saad ühe tilga, 1000 tilka juba on, aga miljon tilka te tapate ära, hiinlased tapsid niimoodi inimesi. Ja see ongi kumulatiivselt, kogu aeg ta sul lööb ühtlaselt. Kui on teised sagedused, üks summutab teine teeb, aga ta paneb impulsiivselt, kumulatiivselt kogu aeg lööb ja see võimendub. Ütlen, tilga näide on hästi hea. Seda me ei saa otseselt mitte midagi mõõta. Aga see on inimene tunnetab, kõik ei saa füüsika reeglitega võtta, inimest ka tunnetusega teab. Kahjuks ma olen pendimees natukene, tean teisi nurkasid ka. Mõõdan ka selliseid sagedust, mitte mingisugune aparaat ei võta. See on teisi ka ja minu jaoks on see, et kui ma tean esitan küsimuse, must kast, las ta tegutseb ja saan tulemuse. Küsimus ja vastus. Ma ütlen, et kõik ei saa meie kitsa, ma ütlen, termodünaamika kitsa seadustega, mis me oleme selles vastuolus. Minu jaoks on lihtsalt üks anum, eks ole, kui on alkeemias, see on termodünaamika teine seadus, seal meie nähtav. Aga enamus, millest me mitte midagi tee seal väljapool, seal ei kehti. Ja see, mis on materiaalsuse sealt, vaata seal on teine termodünaamika, aga mis on elususe printsiibiga seotud, korrastatuse printsiibiga, mis on vastupidi. Sellest me midagi, see on 96% ja 4 me teame, aga 96% me ei tea mitte midagi. See on must ja tume energia. Ma nüüd vastaks sellele jutule sedasi, et see ei vasta päris tõele, et me ei saa seda mõõtust, nagu ma ütlesin, toodi välja, on konkreetselt tehtud infrahelile, tugevale infrahelile paljastatud uuringud, kus näidatakse, et rakkude koed, südameringkonna koed, kopsukoed on muutunud teistsuguseks. Seega me saame seda hinnata kvantitatiivselt. Et see ei vasta tõele, et me ei saa seda hinnata, me saame seda hinnata. Pluss inimesed kolivad ära, et me vaatad nii üle maailma, kõik kurdavad, et peavalutab on ühesugused sümptomid. Ja see, kui me ei suuda seda paberil kokku viia, ei tähenda, et me eirata saab seda. Mis toimub, et inimesed reaalselt kolivad. Enne oli üks slaid, kus need 67 majapidamisest 30 olid ära kolinud, 28 otsisid võimalust, kuidas kolida, 4 ütlesid, et ma jään truuks. Kus riigis see oli tehtud? Kõigil ei ole isegi võrdselt. Kas see on Eesti riik või ei olnud? Aga Eestis on ka 30-40 kilomeetri kaugusel inimesed kurdavad seda. Edward rääkis saartes 2,5 kilomeetri kaugusel, ütles, et võtke mu maja ja tehke neid katseid. Toome need ametnikud siia, paneme need 1,5 kuuks kinni ja vaatame kui epidemioloogilise asju. Ta ei saa seal olla. Vabandust, ma vastaks nüüd. Kõigil ei ole võrdselt. Ma võtaks nüüd sõna, et ma saan aru neist inimesest, kes tõesti arvavad, et inimese tunnistus ei ole väga tugev argument. Ma saan sellest täiesti aru. Ja ma selle koha pealt nõustun, et kui ma pean valima inimese tunnistuse sõna vahel ja konkreetselt mõõtmise vahel, ma eelistan ka igal mõõtmist. Ja ma nõustun sellega. Nagu ma ütlesin, meil on konkreetselt mõõtmised, mis näitavad, et rakukudedes toimuvad muutmised. Et arterid ja seinad lähevad paksemaks, et trahteed lähevad teistsuguseks, et aktiini kõrvas olevate karvade need muutuvad teistsuguseks. Need on olemas, need on läbi viidnud uuringud, see ei ole mingi inimest, see ei ole nii-öelda inimeste jutupealist uskumine, vaid konkreetselt on mõõdetud tulemused. See vastuargument on ka, et sellele ongi see, et see põhjustab hästi tugeva infrahelile paneb nagu hüdrovinki, siis muidugi. Aga allapoole norme on inimestel kaebused. Ja kui lihtsalt asjast aru saaksite, et 2 võnget, mis satuvad samale nagu lainele, resoneeruvad üksteisega ja inimese keha on igasuguseid võnkeid täis ja need võnked, mis liiguvad siis 100 kilomeetri kaugusele või 50 kilomeetri kaugusele, on eeskätt need infraheli võnked, mida sa kuuled toas läbi 300-meetrise seina. Siin ka praegu käivad need saarde. Las see mees läheb sinna. Inimese keha resoneerib sagedusel 5 kuni mingi paarsada. Kõige suuremad resoneerimised on 60 kuni 160 hertsi, aga ikkagi, nagu ma ütlesin, 5 hertsi, mis on täiesti infraheli, seal on ka resoneerimised. 8 on sul see mees tuleb siia, räägib. Aga kui me räägime see 0,1 see mees seal otsa peal, las tuleb siia. Üks sellist tõmmata sinna. Praktiliselt ei ole, aga see, et see tuleb on fakt. See, et infraheli tuleb on fakt ja see tuleb impulsiliselt, mehaaniliselt ja tuleb läbi seinte. Ja kui sa mõtled 1 hertz, see on sul delta sagedus, siis kui sa magad. Ma lähen võtan ise tal käest. Käivad sul need sagedus. Ja siis inimesed kurdavad unehäirete üle esimesena, siis viige otsad kokku, et nagu unesagedus ajus ja mehaaniline impulss täpselt sama sagedusel unehäired.
noh, pane see must kast ja mõtle välja, kuidas see siis panna kirja, mitte ära mõtle, kuidas siis mitte kirja panna, sest inimesed on, kes kurdavad ja kolivad reaalselt ära oma kodus, jätavad oma kodu ehitamise pooleli, sest nad ei saa mõelda. Meil on 10-15% inimesed. Ma tahan, ta ajab juttu selle, ta saa kui ees, kuule. See on 69 minutis ja minul näiteks 70-75 normaalne, ta hakkab minu normaalset rütmi 60 viia ja lükkabki südame rütmist välja. Ja see võib väga väike liikur sul täiesti normi piires, kui 10 detsibellisega, kui see vaikselt poseerib, ta hakkab ajudele. Et tegelikult siin räägitakse nendest tuulikute tootmistest, eks ole, aga tuuleväikse ilmaga, et siin just Urmas Linnist mainis, et vaata, need tuulikud peavad liikuma, eks ole, et samal ajal nad ju tarbivad tegelikult elektrit, et elektrimootorid ju liikutavad edasi neid. Otsivad tuult ja suure tuulega ka. Et see tegelikult ju vähendab tegelikult nende tuulikute reaalset tootmist. See vähendas tuulikute reaalset tootmist 4%. Kuule, mul on ka veel üks ettepanek. Lugupeetud moderaator, sina isand seal nurga peal, sa muigasid, kui siin mõni mees rääkis. Tule ja räägi rahva poole ja räägi, mis sinu mõtted on. Mul on tüke tunne, et sa ei mõtle normaalselt. Ma võin täitsa olla kõigile teie meelest täielik idioot ja harimatu ja see inimene see muuda absoluutselt mitte midagi. Ma siis kõigepealt natukene tutvustan iseennast, mis ma muigasin. Minu nimi on Harri Raudvere. Ma olen Tartu Hoiulaenu ühistu nõukogu esimees ja palju aastaid tagasi ma mõtlesin, et kuidas panna oma ühistu liikmed või tekitada neile suuremat tulu. Ja käies ja töötades nii mitmeski lääne taastuvenergiafirmadega tegime koostööd ja töötasin seal ja sain seal väga põhjaliku koolituse, siis mõtlesin, et kõige efektiivsem on luua tuulepark ja sellepärast, et ma nägin ka seda, kuidas Saksamaal inimesed külade ümber koondusid, panid rahad kokku, isegi kirik tuli oma rahadega sisse ja ehitati tuulepargid ja kõik said sealt kenasti raha ja tundsid ennast kõik hästi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen seda ja nüüd see tuulepark on töötanud juba 25, 7 aastat. 7 aastat on töötanud väga ilusasti, rääkides juttu, et labad kukuvad ära ja läheb kõik katki, see on tegelikult, kõike juhtub, auto läheb ka katki, üldjuhul nad ei lähe katki ja praegu kaasaegselt tuulegeneraatoritele annab tehas praktiliselt 40-aastase garantii korraliku kohustuse juures. Ja kui me räägime nüüd näiteks sellest efektiivsusest, nagu siin öelda, et tuulik annab nii vähe. Vaadake, see statistika, mida te rahvale toonud, on loomulikult õige, ma absoluutselt ei vaidle vastu. Aga sinna sisse on lülitatud nüüd esimesed tuulegeneraatorid, mis praktiliselt alates Soome vindidest, mis ei tootnud midagi, aga nad on installeeritud ikkagi üles see. Ja mis on siis tähendab kaasaegse tuulegeneraatori, jah? Vabandage, kas te võisite palun rääkida paari sõnaga, mis mõõdus on tuulikuid, kui suured on tuulikud? Kui kõrged ja... Nõus, ma räägin teile. Selle tuuliku, mis meie tegime, selle tipukõrgus on 150 meetrit. No see on hoopis selline asi. See on hoopis selline asi. Meie tegime 150 meetrit. Praegused plaanitud tuulikud on kuskil 260 meetrit, üle selle ei lähe. Kui me räägime siin, et tuulikulaba on nii pikk, nagu te ütlesite, siis ma ei tea, maailmas ausalt öeldes ühtegi tuulikulaba tootjad, isegi hiinlased ei tooda nii suuri tuulikute labasid, sellepärast, et te kujutage ette, milline jõud peaks rakenduma sellele kondile, kui seal on nii pikk tuulegeneraator. Siin on natukene numbritega mängitud. Suurim tuulik hetkel on lava pikkus. Aga planeerijate 90 meetrised on meil. Planeerijatel on kirjas need numbrid. Meil Euroopas ei ole absoluutselt mitte ühtegi analoogi vastu pannud. Kas siis meie peal tahetakse katsetada või? Ei, võite kindlad olla. Näiteks ütlen, et ega me ei suudagi Hiinaga kunagi konkureerida, sellepärast, et ühe installeeritud megavati hind täna meil Eestis, kui tuulik on püsti, on kuskil 1 100 000 200 000 siis, et tuulik seisab. See on üks installeeritud megavat. Kui me räägime Hiinast, siis Hiina täna kaasaegselt tuulikud tulevad välja 550 000 megavatti. Nii et nagu Hiinaga konkureerida ei tasu üldse, see on praktiliselt võib. Nii, mida veel teile öelda? Näiteks me oleme mõõtnud kõike, mürasid, me oleme mõõtnud infraheli
meil on kõik listad olemas, kõik asjad olemas. Terviseamet. Ma ei teinud seda siin, ma ütlesin, ma teen sulle koolituse, kui sa tahad ja ma näitan sulle, kuidas asjad käivad. Et siis sa saad inimestele rääkida täpselt nii, kuidas asi tegelikult on ja mida need parameetrid näitab. Me teeme sulle selle, sa saad selle. Eks, me ei hakka siin seda asja... Aga Terviseameti asetäitja Härma ütleb, et tema pole kuuldki nendest asjadest. Aga mida tema peaks kuulma, kui see on kurat eraettevõtte oma? Aga no räägi talle siis tõtt. Nii talle või? Jah. Täpselt nendele rääkida on täpselt sama, kui paned pead ja tünni. Räägid seal ja pistad pea tünnist välja, küsid, kas said aru. Nendel ei ole mõtet mitte midagi rääkida. Ja kui me räägime tuulegeneraatoritest kui sellised... Aga meid sunnitakse kuulama neid ju. Ma tean, mida teid sunnitakse. Vabandust. Esiteks las ära rääkida, aga ma tahaks ikkagi nagu tõsiselt teada, et... Sa saad selle. Omal ajal. Väljapeetus on vooruse tunnus. Ole natuke väljapeetud ja kannata. Me oleme avalikul koosolekul, et millega siis? Me kõik soovime teada. Kokkulepe on olemas, et koolitist tuleb. Võib-olla arutab, aga ma ei vasta talle praegu. Ma näitan talle. Selles ma talle näiastan, kui ta tahab näha, siis ta näeb. Ma annan sulle lõpusõna, Kalle. Kalle on Riigikogu saadik ja... Kiidaks kõiki esinejaid, sest see oli lihtsalt sulle varem. Mulle meeldis tegelikult ka Harri Raudvere esinemine, aga mulle ei meeldinud see, Harri, et kui küsitakse konkreetset asja, mis seadmega te mõõdate, ütleb, meil on kõik olemas, kõik asjad omal ajal. Nii need asja siin saalis ei aeta. Nii need asju Eesti rahvaga ei aeta. Anna andeks, Paulus. Kogu oma lugupidamises sinu vastu. Edasi ma tahan öelda järgmist. Olles Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, hämmastas mind see, kui menetleti rahvatervishoiu seadust. See oli 200 lehekülge oli paks. Ja ma lappasin seal läbi ja seal oli kõik kahjulikud mõjud inimese tervisele, müra kohta. Seal oli diskosaali müra, ventilatsiooniseadmete müra, automüra, lennukimüra, katlamaja müra ja nii edasi. Ja ma märkasin, et seal ei ole ühtegi sõna öeldud tuulegeneraatorite müra kohta. Küsisin Aive Tellingu käest, konkreetselt ministeeriumi esindaja, miks siin seda ei ole? Ja Aive Telling vastas, Eestil puudub teadmine selle tuulikute mõju kohta inimese tervisele. Mitte, et ei ole, aga teil puudub teadmine. Aga lugeks. See on ju täiesti hämmastav. Reformierakonnast, kuigi tegelikult vastane, tohter Ele Everaus ütleb, et kuidas me saame üldse menetleda praegu selliseid asju ja panna tuulikuid püsti, kui me ei tea, mis mõju nad inimeste tervisele tekitavad. Ja mina küsisin siis uuesti, millal me saame teada, et mis kahju nad inimestele siis võivad tekitada. Siis Aive Telling vastas, et see teadmine tuleb, see istumine oli möödunud aasta detsembris, et see teadmine tuleb selle aasta 1. septembriks. Et jutud, et on olemas seadmed ja me teame, et on praegusel hetkel absurdsed, sellepärast, et Eestil puudub teadmine. Ja teine dokumenteeritav dokument on selle kohta. Aastal 2018 võttis WHO vastu tuulegeneraatorite juhendi, milles öeldakse konkreetselt ära, et nad tekitavad inimese tervisele olnud ohtlikud ja oli loetud siis terve rida haigusi, mida nad põhjustavad, olete piisavalt sellest rääkinud. Nii et see jutt, et kõik on ohutu ja kõik on hää, see on saadanast. Aga aitäh minu poolt ja kõigil meile kõigile mõtlemiseks. Me võtame kätte statistika ja me vaatame, et seal riikides, kus on tuulegeneraatorid hästi palju, kus on tehtud kõiksuguseid uuringuid, on inimese keskmine iga praktiliselt 10 aastat pikem kui meil. Meil ei ole. Ja Irumaal, kus on põlevkivi tootmine,
seal on ka praktiliselt keskmine eluiga 10 aastat vähem Eesti keskmine. Ja vaadake siis ka kõikisuguseid teistsuguseid obstruktiivseid kopsuvaigusi, vähidünaamikat, siis näete, millises Eesti piirkonnas oled kõige rohkem. Usume statistikas. Vaadake, kui pikk oli Eesti inimese keskmine eluiga nõukogude ajal lõpus ja kui paljud on vabariigi 33 aastaga vaikselt kasvanud. See selleks, aga näed, seal on nõuskud, aga näed. See ei ole selleks, ma nüüd tegelikult tähendaks veel mõne asjaga. Esiteks mulle just näidati tagasi Vestasi enda andmetelt, kus tuuliku maksimaalseks tasemeks hinnati 104 detsibelli laad, nii et see ei ole meie poolt välja mõeldud. Teiseks, minu teada valdav enamus heliuuringuid Eestis tehakse modelatsioonide läbi, mitte tegelikult päris uuringut mõõtmiste läbi. Ja kolmandaks, kui tuua välja keskmine eluiga Ida-Virumaal, siis see on tegelikult statistikaga manipuleerimine, sellepärast, et siin tuleb juurde võtta palju tähtsamaid numbreid, nagu näiteks see, et keskmine mediaanpalk Ida-Virumaal on Eesti keskmisest umbes 50% madalam. Sellega kaasneb alati alkoholi tarbimine. Täpselt sama on see, et kui sa vaatad näiteks rahvastiku järgi, kuidas on inimeste eluiga sissetulekud, siis on teada, et näiteks vene rahvusest inimeste sissetulekud on ka keskmiselt Eestis ja mitu tuhat eurot väiksemad aastas. Me kõik teame, et Ida-Virumaal elab suur kogus rahvast on venelased ja nende eluiga on kindlasti väiksem ja see on ühe asja maskeerimine nii-öelda teise suurusega, mis korreleerub. Kõik suurus, mis omavahel korreleeruvad, ei ole põhjus-tagajärg seoses. Näiteks, kui ma lähen randa ja söön jäätist palava ilmaga ja siis seetõttu hai kellegi ära sööb, sest rannas rohkem inimesed ei tähenda seda, et jäätise söömine kutsuks esile hai rünnakut. Me oleme tänaseks lõpetanud. Väga suur tänu esinejatele, kohale tulijatele, üle Eesti on inimesi siia tulnud. Ja tõesti, viime selle informatsiooni, mis me täna siin suutsime talletada, viime järgmiste inimesteni. Avame inimeste silmad. Et me ei oleks nagu lambakarid, kes laseme omale koti pähe tõmmata ja pärast laiutame käsi ja ütleme, et tahtsime nagu ikka parimalt, aga kukkus välja nagu alati. Ma ütleksin veel lõppakordis, et igaüks peab mõtlema ikkagi oma peaga ja asjad endale ise selgeks tegema. Ega meie juttu ei maksa ka siin kõik uskuda, sest eksimine on inimlik, me võime ka mingites detailides eksida. Kõik asjad tuleb ise selgeks teha, ise läbi mõelda. Ja kuna me oleme selle tänase koosoleku salvestanud päris mitme erineva aparaadiga, siis oli selline plaan, et me tükeldame selle ettekanneteks ära ja hakkame jagama seda nii sotsiaalmeedias kui muid kanaleid pidi siis nagu tükeldatud teemade kaupa, sest inimesed teatavasti terved 3 tundi kestnud koosolekut ei suuda jälgida ja palju infot läheb kaduma. Nii et jupp-haaval jagame infot ja harime teisi siis nii palju, kui me ise suudame. Tapikukandi inimesed kavatsevad selle salvestise saata just nimelt projekteerijatele ja arendajatele ja ehitajatele. Vallavanematele ja volikogu ja just täpselt. Ja 26. Valgamaal Õru kultuurikeskuses on järgmine kokkusaamine. Suur tänu kõigile, kes on aega.